tere, mina olen Merlin, mina olen laulja ja rõõm on olla siin Riias teie kliinikus ja anda siis Eesti inimestele ka tagasisidet selle lasikoperatsiooni kohta. Et tegelikult ongi, et mina sellesama operatsiooni läbisin juba 10 aastat tagasi, peaaegu 10 aastat tagasi, aastal 2006. Ja siis ma kuskil 2-3 nädalat tagasi tegin silmade kontrolli ja mul on endiselt silmanägemine nullis, mis näitab, et tegelikult see investeering pikaajaliselt tasus ennast väga hästi ära ja see hirm, et äkki silmanägemine hakkab muutuma, et see ei saanud õnneks teoks, et kõik on väga hästi. No selles mõttes, et nii palju kui ma mäletan, siis oli niiviisi, et silmanägemine tegelikult läks paremaks kohe juba samal päeval. Ja ta läks nagu kuskil nädalaga suhteliselt paika niimoodi, et ta jäigi siis stabiilseks. Ainus asi, mis alguses oli, et silmad olid natukene kuivemad, kui nad tavaliselt on. Et nagu võib-olla see ebamugavus oli, aga samas mingit valu ma ei tundnud, et pigem minu jaoks oli selle operatsiooni puhul kõige ebameeldivam nagu siuke emotsionaalne hirm, et kuidas läheb ja et need on ikkagi sinu silmad ja kuidagi nagu hirmus oli. Aga ma mõtlengi, et tegelikult tasub ennast ikkagi kokku võtta ja ületada need hirmud, sest et see on kindlasti seda väärt ja nägemine terveks eluks on ikkagi väga oluline. Minul oli tegelikult niiviisi, et minu silmanägemine oli -3 ja ma kasutasin igapäevaselt kas siis prille või kontaktläätsesid ja mul tegelikult on suhteliselt tundlikud silmad ka, et mul läätsed tekitasid väga tihti põletikke ja üldiselt oli väga ebameeldiv kogu aeg jantida, aga samas ma ei tahtnud ka prillidega kogu aeg käia, sest et esinemisi oli palju ja siis meil oligi valida, et kas mul on silmad põletikus tihti või siis ma olen nagu kanapime, sest prillidega ma ei tahtnud käia igal pool. Et minu kvaliteet oli nagu tõesti väga hüppeline nägemises, et ma olin nii lummatud maailma värvidest ja ilust peale seda, kui ma selle operatsiooni sain, et ma tõesti käisin ringi suurte silmadega ja vaatasin igal pool, et väga imeline tunne ja ei prillid ega läätsed kindlasti ei anna seda tulemust, mis saab siis, kui su enda silm näeb. No selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et see tõesti, täna mul on 10 aastat nagu möödas enda operatsioonist, et see on tõesti pikaajaline väga hea investeering, ja tänasel päeval on ka võimalik ka selliseid operatsioone võtta näiteks järelmaksu peale, et seda summat ei pea kohe välja käima, et kõik võimalused on olemas, et ma kindlasti, kui on nagu ikkagi silm lubab seda operatsiooni teha, siis ma kindlasti soovitan seda sellepärast, et ka prillide ja läätsedele kulub tegelikult väga palju raha ja miks sa peaksid siis endale ikkagi mingisuguseid lisaasju kaasast kandma, kui sa võiksid oma silmaga näha. Ja tänapäeval on kõik nii arenenud, et miks sa ei võiks seda kasutada. Et ma arvan, et kõik olulisem ongi sellest hirmust üle saada, et tõesti jah, see on tõesti ebameeldiv protsess ja selles mõttes, et kellele ikka meeldib, kui ta silmas keegi laseriga lõikab midagi, aga nii palju edulugusid on olemas nii Eestis kui kogu maailmas tegelikult, et kes saavad oma positiivset nagu tulemust jagada ja on väga rahul, et siis tasub seda uskuda, et sellist umbusklikkust ei tohiks olla ja kui on see tahe, et siis tuleks sellest hirmust ka üle saada.